Viimastel aastatel on päevavalgele tulnud mitmeid lugusid treenerite eetikakoodeksi võimalike rikkumiste kohta. Treenerikutse õppematerjalina on valminud video juhendamaks ja aitamaks treeneritel oma töös käituda vastavalt spordieetikakoodeksile. Kasutame seda ka selle loo ilmestamiseks. Väärkohtlemine ongi siis, kui teine pool seda nii tajub. Kõige värskem neist on treener Mehis Viru ja noore sporditähe Karmen Pruusi kaasus. Mehis Viru nagu otseselt ju midagi kriminaalselt pole ju teinud. Lihtsalt treeneri kutseeetikaga tänastel sel päeval ta ei lähe nagu väga hästi kokku. Kuidas on võimalik, et toimikus on 500 lehekülge uurimismaterjali, millest varem ei ole keegi midagi avalikult rääkinud? Selliste asjade rääkimine ei ole lihtne, kindlasti mitte ja seal osas aitavadki just võib-olla sellised inimesed, kes oskavad seda teemaga tegeleda. Väikeses konnatiigis elamine paneb valima heade sõprussuhete ja noorsportlase vaimse tervise vahel. Eesti on väike, võib-olla kõigil on miskid ühised tuttavad. Kui ma ütlen selle välja oma arvamuses, see võib mind nagu konflikti viia temaga tegelikult. Need asjad on juhtunud alaealisena ja see on mingisuguste vanade haavade lahti kiskumine. Kontakteerusime mitte ainult skandaalide keskmesse sattunud noorsportlastega, vaid ka spordiajakirjanikega, kuid nad kõik keeldusid teemat kommenteerimast kaamera ees oma näo, nime ja häälega. Siiski leidub ka neid julgeid, kes oma arvamust ainult endale ei hoia. Sümpaatia vastassugupoole vastu võib tekkida, aga milles seisneb ikkagi laiem probleem? Kui inimesed armuvad ühes, ikka selles keskkonnas, kus nad on, eks ole, aga probleem on siis, kui see nõrgem pool, kogenematum pool on ikkagi alaealine. Tihti ju sportlased kiinduvad oma treeneritesse ja loomulikult Karmen Pruus, kes on ju teinud nii ääretu võimsa arenguhüppe neid viimase 2 aastaga, et siis sa ju loomulikult nagu sa ju hindad ja aksepteerid ja usaldad oma treenerit. See võib-olla ei olegi seotud otseselt tema sportlike saavutustega, vaid ta lihtsalt otsibki seda lähedust. Nii vaimne kui füüsiline ahistamine võib kesta juba pikki aastaid ja ohvrid ei soovi teemat avalikkuse ette tuua või saadakse alles aastaid hiljem aru, et nad üldse olid ohvrid. Tegelikult need asjad ei juhtu nagu üleöö või kogemata või ootamatult, et tihtipeale on ikkagi niimoodi, et selle olukorra taga on juba aastate pikkune selline muster. Selline otsene kontakt torkab silma, aga Messengeris suhtlemine, seda ei tea keegi. Ja vanem küsib, et kuidas koolis läheb, kõik läheb hästi, eks. Aga reaalne on hoopis teine. On olnud mõned üksikud, kes on julgelt natuke rääkida omal ajal, aga tavaliselt kahjuks on see jäämäe veealune osa suurem. Ühiskond ja ühiskonna normid ning ka eetilisuse valulävi on ajas muutunud. Mõndadel treeneritel oleks ehk ka aeg 21. sajandisse astuda, kus on reeglid, juhendid ja käitumisnormid. Kui me läheksime kiviaega tagasi, siis selline käitumine või et 60-aastasel meesterahvale meeldib 14-15-aastane tüdruk ei ole mitte midagi taunimisväärselt. See on loodus. Aga tänases lääne ühiskonnas me peame tõmbama kui joone vahele, mis on õige, mis on vale, et need on seadusega paika pandud. Varasemalt ei ole olnud vastavat regulatsiooni, varasemalt ei ole keegi teinud ühtegi avaldust, oli kindlasti mingid kuulujutte, aga lihtsalt tühja koha pealt ei ole kedagi mõtet süüdistama hakata. Sellised nagu tähelepanekuid on ju varem ka tehtud, aga sul ei olnud ju millegi nagu tugineda, et lihtsalt öelda, et me oleme millegi kuulnud ja mõni tüdruk on või õpilane rahul olematu, sellest on nagu vähe kasu. Avaldused saabusid ajendatuna sellest, mida tema võistlusreisil erinevad inimesed olid sunnitud tunnistama. Kui palju võib Eesti spordimaailmas leiduda veel materjali, mis alles ootab päevavalgele tulemist? Treenerite ja sportlaste vahelisi imelikke suhteid ikkagi on olnud nii varem, kui ma arvan, ka ikkagi tuleb tulevikus ka. No ühelt poolt ma loodan muidugi, et neid juhtumeid ei ole väga palju, isiklikult loodan, aga ei saa välistada. Laste ja noortega töötamisel tuleb eelkõige seada esiplaanile lapse või noore sportlase tervis, ohutus ning heaolu. See nagu jube suure kella külge panna, et kõik jälgime nüüd vanemaid treenerid, kes tegelevad nooremate lastega, siis kuulge, kõik ei ole ju nii-öelda perverdid või? Minu arvates nagu ikkagi me peame keskenduma eelkõige ikkagi spordi arendamise ja laste nagu
sportlike võimete või kehaliste võimete arendamist, siis ei oleks neid probleeme ka nii palju. Seda võib ainult oletada, kui palju on sportlasi, kelle karjäär lõppes treeneri kaheldavate metoodikate või ebaeetilise käitumise tõttu. Aga kuidas kujuneb edasine teekond noore andeka Karmen Pruusi jaoks, kelle võiduemotsioone täis maailm pöörati üleöö pea peale? Karmen Pruusil ma oskaks soovitada, et tee trenni edasi sama innukad ja sama suure entusiasmiga, nagu ta siiamaani teinud. Ma väga loodan, et ta jätkab oma sportlasteed. Me oleme omalt poolt talle kirjutanud, kahjuks ilma vastuseta, et me oleme valmis teda nõu ja jõuga aitama, kui see on tema tahe. Kontaktid on olemas, siin me oleme.